Ma seoses Puramäe vestiga. Kuidas see kõik algas? Kuidas ta algas? Algus oli väga lihtne. Algas sellepärast, et 62. aastal ma läksin ära pensionile. Panin jalad seina, muide ülehomme saab mul täpselt 18 aastat olla pensionil. Jah, ja see jälle toredalt täna hommikul, see on jälle 2 korda 9, see number 9 mul kogu aeg jookseb läbi. 2 korda 9. Eelmine veskiproua enne veski taastati ära ja siis võeti tööle, võeti Eevi Kuslap, võeti sinna tööle. Eevi Kuslap on ülikooli kurstekaaslane. Ja Eevi oli 2 aastat ära ja ütles, et ma ei taha enam. No ta rääkis sama jutu sees ja mulle jooksis kõrvust mööda, aga Uno Laul, selle veski hing, see, kes praktiliselt selle asja käima pani ja kes selle eest hoolitses. Ja tänase päevani käivad nad, Marikaga siin mul veskisig iga aasta vähemalt korra 2 käivad. Uno Laul tuli üks või minu poolest, et kuule, et võta see vesk kõik enda kätte. Et hoolitse nende eest. Ma ei oska mitte midagi, ma ei tea ka veskist midagi. Ega see oligi keerust, et näed, keerad õige kella ukse lahti ja külastajad võtad raha ja pärast õhtul keerad ukse uuesti ikka kõik. No võt, ja nii ma läksin, aga sellest jäi minu jaoks natuke vähe ja ma siis aastate jooksul harisin ennast selles mõttes, et kõik kättesaadav kirjandus, kõik internetis saadavad asjad, mis on, tegin endale selgeks, mis asi on veski. Võimalusel käisin ka neid tuuleveskid vaatamas, kahjuks töötavaid veskid oli tollel ajal üks ainukene Eestis töötav tuuleveski. Tänasel päeval peaks teine ka veel olema. Ja käisin kõik need läbi ja tegin nendele asjad selgeks ja nüüd on mul niimoodi, et kui inimesed tulevad ja tahavad, siis ma võin veskist neile päris palju rääkida. Midagi juba tean asjast. Kas iga veski jutt on ka niisemoodi? Iga veski jutt on niisemoodi. Iga veski jutt on niisemoodi. Sest veskis on väga palju nüansse. Kõik ei ole sul silmade ees. Ja vaat sõltub sellest, kes sind kuulab ja kuidas ta küsib sind. Siis tuleb palju. Laupäeval näiteks, eelmine laupäev külastasid mind Tallinna linnaülikooli vene õppekeelega tudengid, üliõpilased ja nemad oskasid veskist ka tohutu palju küsida. Kaasa arvatud sedamoodi, kas vesk ehitati maapinna all asuvatesse energeetiliste soonte ristumiskohtadesse. Isegi seda asjad küsiti mu käest. Õige, ehitati ja kui võimalus oli. Ka meie veskis on need sooned olemas, ma olen nad üles leidnud sealt ja vahest isegi demonstreerin oma külastatel seda ka aega. Niimoodi käib meil asi seal. Töö on huvitav, mitmekülgne, sest ma ei ole veel kohanud seal igavat inimest. Igal ühel on mingi huvi, igal ühel mingi tahtmine, sa pead muidugi esimese paari minutiga selle kätte saama, mille vastu ta huvi tunneb. Ja võt siis hakkame suunama ja rääkima selle asja. Nii et saame seal päris hästi hakkama. Ma olen täpselt 9 suve olnud seal. Iga sügisel ütlen oma peremehele Tiinale, ka selle sügisel septembris ütles, et kuule, järgmine aasta ära enam minuga arvesta. Vaatab küll. Tiina vaatab väga tõsiselt mulle otsa, ütleb, et niisugust juttu ei sobi mulle rääkida. Noh, ma ükskord olen rääkinud talle ja rohkem tänavast ei ole rääkinud ka ja eks ma tegutsen praegu kõik edasi.